artikli Postimehes, kus on siis tsiteeritud ka Martin Heremit, kes ütleb, et Eesti võidaks oma järgmise sõja nii. Küsimus on, kui kiiresti ja mis hinnaga. Ma ei tea, mulle tundub täiesti ebaadekvaatne jutt, et kui inimene päriselt ka mõtleb niimoodi, siis minu meelest selline inimene ei tohiks Eesti riigikaitse juhtimise juures olla. Kas sa päriselt arvad, et nii Eesti võidaks oma järgmise sõja? Mis jutt see selline on? Et näiteks kui oleks seesama asi, millest siin praegu räägitakse, sõtta astumine Venemaa. Kuidas sa saad öelda, et me nii võidaksime selle sõja? Täiesti ebaadekvaatne. Täiesti ebaadekvaatne. Ma ei oska isegi öelda, et mida ma põhjendama pean. Et veel kord, et me räägime maailma suurimast tuumariigist. Eesti puhul me räägime riigist, kellel ühtegi tanki, ühtegi hävitajat, õhutõrjesüsteeme ei ole. Rannakaitsesüsteeme ei ole. Kuidas me siis nagu nii selle sõja peaksime võitma võita? Lootes oma nii-öelda liitlastele. Ma tegelikult ei saa aru, kuidas see võimalik on. Peaminister teeb selliseid avaldusi, kaitseväe juhataja teeb selliseid avaldusi ja sellele järgneb nagu mitte mingisugust nagu sellist arvestatavat ühiskondlikku reaktsiooni. Ma ei näe isegi poliitikuid, ma ei näe isegi konservatiivseid poliitikuid tegelikult, olgem ausad, selle peale nagu adekvaatselt reageerimas. Muuhulgas selle peale peaminister ütleb, ja me peame jätma lahtiseks võimaluse, et Eesti viib oma kaitseväe sõtta Venemaaga Ukrainas. Ma ei tea, minu meelest on see niivõrd ränk tõsine avaldus, et selle peale peaks tõusma tõsine pahameele torm. Kui meil oleks vaba ajakirjandus, mis lähtub päriselt Eesti rahva heaolu taotlustest, kui meil oleks aus arutelu välis- ja kaitsepoliitika teemadel, mitte mingi kramplik hoidumine positsioonidest, mida võidakse tõlgendada kuidagi nagu mitte piisavalt patriootlikuna või ma ei tea mida, siis peaks tingima tõsise pahameele tormi, aga ma ei näe seda. Ja ma ütlen, see on ohtlik, minu meelest see on väga ohtlik ja muret tekitav. Nüüd